mul siis olla võib, kui ma olen moslem? 4. Kes selle numbri paika pani, et üks mees suudab nii-öelda 4, no kas see 4 on ka selle järgi, et kui rikas ma olen, et ma pean kõik need 4 nii-öelda siis perekonda põhimõtteliselt ära toitma? See on konkreetselt Koraanis olemas. Jällegi siin viib nagu paljude asjadega. Ütleme, kui näiteks isegi räägitakse, ütleme naistes, ütleme peareti teema, saab alati tuua piiblis paralleele või seda, kuidas näiteks Neitsi-Maariat, Jeesuse ema, kellesse ka meie usume moslemitena, on kujutatud alati praktiliselt nagu hidžaabiga, mida meie nimetame enne selleks peakateks. Et siin samamoodi näiteks prohvet Saalomonil oli kui palju naisi? 700. Et haarem. Ja 700 pluss veel siis nagu ütleme mingisugused nagu kellega tal oli ka lubatud olla. 700 pluss arvukesed. Pluss 300, kui ma ei eksi piibli järgi. Et selles mõttes nagu paljud asjad, mida tihtipeale küsitakse või nagu islami kohta või mitte, et sina seda teeksid praegu, sina lihtsalt küsid nagu siiralt on ja aga vahepeal rünnatakse islamit on ju, et 4 naist võib olla mehel ja siis on see pearett on ju, mida peab kandma ja naine ja kõik muu on ju, tuuakse alati need punktide kaupa, et paljud asjad neist on tegelikult ka piiblis ütleme või kristlaste usus tegelikult olemas, et kas nüüd sellest tahetakse rääkida või seda tunnistada, see on teine asi. Aga konkreetselt nüüd see 4 naise pidamine, praktikas on see väga harv ja lubatud see on Koraanis on konkreetselt värss, mis seda lubab ja on nagu mainitud, et ütleme 2 või 3 või 4, aga kui sa kardad, et sa ei suuda olla õiglane, siis ainult 1. Et selles mõttes sa pead olema, kui sa tõesti nagu abiellud rohkem kui 1, mis jällegi ei ole tavapärane praktika tänapäeval, siis sa pead olema ka õiglane ja võimalikult võrdselt kohtlema neid naisi siis. Kui sa teed näiteks ühele naisele kingituse, peaksid tegema ka teisele naisele kingituse. Ja muidugi see juba jah, nagu sa mainisid, et nagu juba rahaliselt peaks inimesel nagu asjad korras olema, siis ta peab, mehel on kohustus, mida ka nagu tihti mainitud, räägitakse, et naine on rõhutud, naisel on pearätt ja nii edasi. Et näiteks, mida meie usume moslemitena, et mehed ja naised ongi erinevad ja sellest tulenevalt ongi neil erinevad õigused ja kohustused. Et näiteks sellest ei räägi keegi tihtipeale, et sina teed selle küll välja, et meestel on kohustus pidada tervet pere üleval. Et nii naist kui ka lapsi, ütleme kõik need põhivajadused, ütleme peavari, toit, riided, kõik see on mehe kohustus. Kui naisel on mingi sissetulek endal või mingi vara, siis tal ei ole mingit kohustus sellest sentigi kulutada majapidamisele näiteks, ja ta võib selle eest minna poodi osta, mida ta endale tahab. Pearette. Või kingi või mida iganes on ju. Et selles mõttes jah, peame me alati vaatama nagu terviklikult seda. Ja teine asi on see, et miks on see selles mõttes ka nii suur probleem, et kui on näiteks mees ja naine on abielus ja siis mees tahab võtta näiteks uue veel ühe teise naise ja sellest teisel naisel ei ole selle vastu midagi, et ta abiellubki inimesega või mehega, kes juba on abielus on ju. Ja see mees hakkab selle naise, uue naisest, teise naisest samamoodi hoolitsema kogu pere ja kui on lapsed ka siis laste eest. Et see on nagu näiteks keelatud ja selle peale vaadatakse halvasti ja kui kõik need osapooled on ka rahul, aga kui näiteks siin, me võime ju selles ühiskonnas, meil võib olla iga nädal, võib olla kas uus naine, nii-öelda, või siis võib olla ju ka nagu selliseid abielu väliseid suhteid või inimene võibki olla korraga, ütleme sellised polüarmoorses suhtes on ju, et rohkem kui ühe inimesega sellele ei vaadata kuidagi halvasti. Elavadki tegelikult tänapäeval, ma ei tea, kas nüüd Eestis juba, aga läänes kindlasti elavadki mõned sellised nii-öelda pered, kus ongi nagu näiteks üks, vastupidi, vahepeal on seal üks naine ja 2 meest või on siis võib-olla 2 meest ja 2 naist ja kõik elavad koos ja ongi omavahel kõik niimoodi kõigiga suhtes. Et sellest ei tehta probleemi, aga kui inimene tahab legaalselt näiteks olla abielus rohkem kui ühe naisega, siis selle peale kuidagi vaadatakse halvasti. Et aga jällegi ütleme siin nagu praktikas see on väga harv, et moslemite hulgas tänapäeval, et kuna see tõesti nõuab rohkem sellist ütleme vastutust ja sellist nagu tööd ka mehe poolt, et ta suudaks tagada selle võrdse kohtlemise. Aga kust sellised põhimõtted nagu alguse saavad, et
no mingis mõttes kuidagi hästi traditsiooniliselt sellele mõeldes, siis miks peaks olema homoseksuaalsus keelatud, kui see teeb inimesi õnnelikuks, need kaks meest armastavad üksteist, on ju. Ja noh, ainuke põhjus, mis ma saan sellele mõelda, on see, et see ei too järglasi nagu, noh, nende vahekord ei too järglasi. Ja samamoodi, kui ma mõtlen mitme naise pidamise peale, siis ainuke põhjus, miks ma arvan, või noh, miks tundub, et see võiks olla nagu loogiline, on see, et kui üks mees tahab hästi palju järglasi, noh, võib-olla see üks naine lihtsalt ei jõua talle anda 10 poega, ja siis ma jagan need 4 naise peale ära, et ma tahan palju järglasi, on ju. Et kas see on kuidagi sellega seotud või on see mingisugune muu moraalne küsimus? Homoseksuaalsuse osas üks huvitav selline väide, mida ma kuulsin hiljuti oli see, et need, ütleme, homoseksuaalsed inimesed saavad olla selles mõttes nagu homoseksuaalses suhtes ainult tänu heteroseksuaalsetele inimestele, kellest nad on, ütleme, kelle lapsed nad on. Et kui oleks sama väide on, et ütlesid, et kui oleks ainult kõik homoseksuaalsetes suhetes, siis see ei oleks jätkusuutlik see ühiskond. Lihtsalt ei olekski järglasi. Et see on nagu üks selline ratsionaalne argument siin on ju. Aga kas see on kuidagi nagu ka näiteks Koraanis välja toodud või mitte? Koraani puhul ütleme, need keelud ja käsud on ikkagi tulenevad sellest, et kui looja, ütleme, kes on kõige targem ja teab kõige paremini, mis on inimesele hea ja halb, mis on üldse hea ja halb. Et siis see tuleb nagu sellest, et tema kui looja teab, mis on hea, mis on halb. Aga ütleme selle, mis puudub nagu üldse kui moraali kui tervikut, siis inimesel võib alati olla erinevaid arvamusi, inimestel ongi erinevaid arvamusi, aga see on alati subjektiivne seni, kuni me ei seo seda loojaga. Kui me ei võta seda moraali, siis või neid, mis on nagu õige ja vale, samamoodi need eksistentsiaalsed küsimused, mida ma mainisin siin podcasti alguses on ju, et mis tuleb pärast surma ja mis on nagu elu mõte ja et on sellised asjad, mida me ei saagi teada ise. Enda seest me ei saa neid vastuseid võtta, me võime lõputult debateerida ja argumenteerida, aga lõpuks jääks ikkagi erinevad arvamused. Et teatud küsimuses meil on vaja seda looja juhatust ja seda moraali loojalt, et siis samamoodi tegelikult ju võiks ju argumenteerida ja ma tõesti kardan, et 10-20 aasta pärast võib-olla teeb keegi podcasti ja räägib sellest, et kuidas näiteks perekonnasiseselt näiteks võiks olla inimesed omavahel suhtes, näiteks õde või vend, kui nad on näiteks täisealised, kui nad kasutavad kaitsevahendeid, et jättes kõrvale selle argumendi, et okei, et võib-olla tulevad siis ütleme väärarengutega lapsed, kui on niimoodi peresiseselt. Aga kui neile lihtsalt meeldib, nad on ütleme 18 mõlemad, vend ja õde, ja nad tahavad olla seksuaalses suhtes, kes on siis tulema ütlema, et see on nagu vale, on ju? Mille põhjal siis, et armastus on armastus, nagu ütlevad love is love, on ju? Et samamoodi me liiguks nagu sellest moraalist täiesti eemale, sest võib-olla mõnikümmend aastat tagasi ka, mitte võib-olla, aga kindlasti ei olnudki see nii teemaks enne see, et selline homoseksuaalses suhtes olemine või seda ei tehtud nagu niivõrd nagu, või seda ei peetud nagu niivõrd lubatuks ka teiste inimeste poolt, et mitte ainult siis moslemite poolt. Et lõpuks, kui me ei seo seda moraali ja seda õiget ja valet looja juhistega, siis me võime sellest väga kaugele liikuda. Et ütleme õde, vend, ema ja poeg, isa ja tütar, kui nad on täisealised, on ju, siis ma ütlen ausalt, et ma imestaks, kui 20 aasta pärast hakatakse ka seda samamoodi pushima, et aga teeme ka selle legaalseks, on ju. Et kooseluseadus või abieluseadus laieneb ka selleni, et vend ja õde võivad omavahel abielus olla. Et ma kardan lihtsalt, et selleni see liigub niimoodi. Eesti esu.